Aulikud tulevikukuulajad. Ohtuderikkal silmapilgul ütlen teile neid sõnu. Kogu Euroopa rahvastevahelises õhkkonnas hõljub suuri võimalusi üldiseks kokkupõrkeks. Sarnasel juhul ei ole mitte üksi suurriigid, vaid ka väikesed Balti riigid haaratud üldisest katastroofist. Eriti ühes nendega, aga ka Eesti. Kuidas kujuneb ligemas tulevikus meie välispoliitika Eesti rahvusriiklikud huvide kaitsel, ei tea mina mitte kindlasti ette ütelda, sest et ma iimal seisan valitsuse tegevusest. Ometi olen veendunud, et meie rahva demokraatlikult mõtleva rõhuva enamuse soovi ja tahte kohaselt meie välispoliitiline suund kujuneb nii, et alal hoitaks meile Briti ilmariigi sümpaatiat ja vajalik huvi. Sarnasel juhul võime meie tihedas ühenduses Soome vennasrahvaga ja teiste Balti riikidega ning eriti Põhjamaadega kindlustada oma seisukorda Suurbritannia ilmariigi ja tema liitlaste hääsoovliku toetuse teel, nõnda et meie üldisest katastroofist õnnelikult üle saame. Siisugusel korral võib Eesti rahvas oma riikluse tähe all kasvada kultuuriliselt, tugevneda majanduslikult ja üldise heaolu teedel vastu minna paremale tulevikule, millele on olnud suunatud minevikus paljude inimpõlvede soovid ja igatsused. Siis ei ole meil mitte karta, et meie võistluses teiste rahvastega alla jääme, kui meie saame oma sisemist jõudu välja kujundada, oma ülesannete teostamise vajadust müüda, kui meie suudame ennast maksma panna, oma sisemist võimist müüda kõigis oludes, mis meid uutavad tulevikus. Kas meil korda läheb ühel või teisel teel vallutada kõiki raskusi ja säilitada oma julgeolekut, see on praeguse silmapilgu ülemaks huviks ja meie rahva rõhuva enamuse kaalutluste tulipunktiks. Olen kindel, et kui meie rahvas ennast ühemeelselt oma riigi julgeoleku ja sõltumatuse kaitsmisele pühendab, siis meil see korda läheb ja meie rahvuslik tulevik on kindlustatud.